Moostes, Põlvamaal, maaliliste maastike vahel peab mesilasi Siim. Siin, kus jõelammid vahelduvad rabade, metsade, niitude ja kultuurmaastikega, kasvavad suurepärased meetaimed. Mesilaste pidamiseks on vanad talukohad väga sobilikud. Vanasti valiti neid talukohti kuidagi selle järgi, mis on nagu soojad kohad. Mõned kohad, kus mesilased on sellised väga looduskaunid kohad ja kui ilm on ilus, siis see on väga nauditav. Aga paraku on ka see, et kui sa suurelt mesilasi pead, siis ilm ei ole kogu aeg elus, aga sa pead ikka neid pidama. Eks on ka selliseid päevi, kus võib-olla ei tahaks mesilaste juurde minna, aga ikka tuleb minna. Sa pead olema kuratlikult kannatlik, et väiksest saaks suur, ehk siis ka kui sa alustad väiksena tootmist, et jõuda nagu suurema tootmiseni või seda, et ma ei tea, ühest sellest mesilasmunast saaks mesilase ema, et kõik need protseduurid ei ole alati edukad. Et neid nurjumisi on nagu päris palju ja sa pead selle ikkagi nagu välja kannatama. No võib-olla seal on kaks erinevat sõna, üks on kannatlikkus ja teine on kannatamine. On ka kannatamist, kui mesilaspere näiteks kurjaks läheb, et siis sa pead ka sõna otseses mõttes kannatama. Mesinikust sõltub palju mesinduse juures, aga kokkuvõttes on ikkagi see, et kui loodus ei anna, siis loodus ei anna. Milline ilm meil parasjagu on, et kui rikkalik see korje on, siis seda meie ei määra nagu kuidagi, et meie töö on ikka samasugune, et see loodus on kõik võimas, et seda peaks silmas pidavalt. Siinne liigirikkus ja korjealade mitmekesisus annabki meile mee, mida me nii väga armastame. Nektari puhul võite mee päritolus alati kindlad olla.